kes on eksinud teel, vale suud. Ootan tuul, kes ehk rääkida oskab mu keelt, on mul truu. Pole viita teel, mille sundama oma samme nüüd aina seaks. Ainult tuul vastab hüüdele ääretul teel, tardunud tuule häält võin ma kuulda ja kuulama peaks iga päev. Pole kõrvu mul kõigiks juttudeks, kõrgus huulte pealt vetab neid. Mul sõbraks vaid tuul, ma ootan tuul, üks küsimus suur, mul vastab tuul. Ma usaldan tuult ja ainult tuult, ma kuulen ta häält. Ootan tuult, olen laev, kes on eksinud teel, vale suud. Ootan tuult, kes ehk rääkida oskab mu keelt, on mul truu. Kõigis madudel koduks on saanud koht keelte kõrval. Klaverliinas ja kuumuses väärikalt pudeneb kaas. Juttu järgi sai kuulsaks see laul, seda teab iga üks meist. Ise päästab vallavaina. 1884 kevadel, märtsi lõpus tüdrukud tulid kokku ja Emilia lõpus õmbles kokku sinimustvalge lipu, mis täna Otepääl ka pühitseti. Pika Hermanni torni sai sinimustvalge 1918. aastal juba lehvima, aga ametlikult on ta riigilipp 1922. aastast. See, et sinimustvalge lipp on õmmeldud Põltsamaal, on üks, ma arvan, kõige olulisemaid asju üldse Eestis. Ja mul on hea meel, et Põltsamaa lipu juubeli aastatel seda sündmust ka meeles peab, aga kuna vahepealselt... Aga see, et lipp siin õmmeldi, ei lõppe veel Jõgevamaa lipu ajalugu ja Eesti lipu ajalugu. Kui tuli sõda ja okupatsiooni aeg, siis Eesti üliõpilaste seltsi tolleaegne esimees Karl Aun mõtles, et mis selle lipuga ikkagi teha. Ja siin samas, sest ei ole väga kaugel, alla 50 kilomeetri Vaimastpere külje all peitis ta selle lipu oma isa talu veel pool valmis korstnajalga. Ja nii see lipp oli peidetud seal üle poole sajandi ja alles taasiseseisvumise ajal lõpuks mindi ja võeti see lipp sealt välja ja täna on ta ELMis ilusti hoitud. Nii et Jõgevamaa on õmmenud selle lipu ja Jõgevamaal on seda lippu hoitud. Nii et on väga vähe neid riike, kus on alles just see lipp, mis esimesena õmmeldi. Tõsta kõrgepalgalistele teha tulumaksuvabastus ja võtta sellega iga aasta kõigi ülejäänud inimeste taskust ära 500 miljonit eurot. Võtame väiksepalgalistelt raha ära, et kõrgepalgalistele teha. Täna on sotsid Marinaga eesotsas on otsustanud, et kodualune maamaks tuleb taastada 2026. aastast. Kui ma olin Jõgeva maavanem või Jõgeva valla volikogu esimees, siis ma vabastasin 2011. aastast Jõgeva valla inimesed kõik kodualusest maamaksust ja kui minnes Riigikokku on Isamaa erakond tegi seda 2013.
siiamaani ei ole pidanud keegi maksma oma kodualuse maamaksu eest viimased 13 aastat. Aga sotsid, ja kui alati Marina ütleb, et tema ei tea midagi, siis ta on sotsiaaldemokraatide esindaja Europarlamenti. Teeb täna seda, et järgmine aasta või ülejärgmisest aastast soovitab seda teha. Võtta selle otsuse ja tõsta samas kõike maamakse kuni 100% igal aastal. See on selgelt hullumeelsus. Teine, mida praegu Reformi ja sotside seltskond soovib teha ja on juba esimene lugemine lõppenud, on pensionärid. Pensionid, keskmine tulumaksu on täna vaba, aga järgmisest aastast enam ei ole. Ja see tähendab seda, et järgmine aasta pensionärid saavad 17 miljonit eurot vähem. Ja juba 2028 on see number 76 miljonit. Et kui keegi nagu arvutab, et selle 330 000 pensionäri pealt, kui palju tahetakse ära võtta, see on sõna otseses mõttes hullumeelsust. Ja homme on meil Riigikogus mootorimaks, et kui mõni Tallinna inimene ütleb, et autot ei ole vaja, siis ta võib-olla tõesti ei ole vaja Tallinnas, kus on tasuta ühistransport ja vaja ainult poevahet käia. Aga maainimene ei ole võimalik isegi poodi minna, sest enamus kohtades poodi ei ole. Põltsamaalt viidi isegi sidekontor pandi kinni juba. Et ei ole pangakontorit, ei ole sidekontorit ja sul ei olegi võimalik liikuda. Buss enamus juhtudel Põltsamaale sisse ei sõida, sa pead tee otsa minema, kõik ei jõua sinna tee otsa kõndida. Nii et praeguse arvutuste järgi järgmine aasta peavad iga inimene, töötav inimene maksma makse üle 2000 euro aastas rohkem kui aasta tagasi. Nii et valides Reformi, sotsi või Eesti 200, te toetate makse, valides Isamaad, te toetate mõistust ja mõistlikke otsuseid. Ja ma sellepärast täna ka soovitan teile kõigile, minge kindlasti valima. Ja kui te tahate teada saada, keda mina valisin eile juba ära, siis ma kindlasti soovitan, et kogu sellest valimisnimekirjas on ainult üks inimene, kes on olnud 5 aastat peaminister. Ja Europarlamendis on väga vajalik ühelt poolt kogemus ja teiselt poolt tutvused. Ja peale peaministri ei ole kellelgi selliseid tutvuseid, sest peaminister käis praktiliselt iga nädal käib Brüsselis ja kohtub oma kolleegidega, erinevate ministritega ja Europarlamendi juhtidega. Nii et ainuõige otsus sellel valimistel on valida Isamaa ja valida Jüri Ratas. Nii et kui te usaldate mind, siis seekord valige Jüri Ratast, ülejäänud kordadel valige ikka mind. Aga aitäh teile, ilusat pidu ja maitsime pannkooke. Kohe peaks jõudma ka Jüri Ratas. Tal lõppes natuke peale 11 Türil debatt ja Jüri Omeenia tuleb ka natuke aja pärast meile siin muusikalist maiuspalu pakkuma. Nii et 2 Jüri on täna teie käsutuses ja kui me enne ei näe, siis aasta pärast 4. oleme kindlasti siin. Te ei pääse meist kuidagi ja ma usun, et mul on 9 aastat tehtud ka heategevuskontserdid Luteri kirikus, et ega see 10. ka tegemata ei jää. Aga ilusad pidupäeva teile ja maitske pannkooke ja nautige seda kenat ilma. Meil oli täpselt nii palju raha, et selle ajal, kui me siin pidu peame, päike paistab. Aitäh teile! Mu käes on laadimata telefon, ka number läinud peast ja vaevalt kaardid miskit võtta on, mis siis. Mis sest, et lootusetult hiline, sa kahtlema ei pea. Ma pole täpne stopper ega metronoom. Sa ära heida nüüd veel ja oota veel, saabub viimane rong, kui eksinud valguskiir või auto keerab teed. Las lendab aeg, tiksub näekell seal taeva. Eestimaa inimesed,
austatud siin viibijad, ma tahan paari asja kõigepealt öelda, et mul on muidugi väga suur au olla siin täna siin Põltsamaal ja tulla ja vaadata, kui palju siin on inimesi tulnud Eesti lipupäeva tähistama. Ma tänan kohe alustuseks Aivar Kokka ja on alati ju nii, et kui sa kuhugi lähed, siis on hea, kui sind võetakse vastu nagu tere käega ja rõõmsa meelega ja Aivar on seda teinud minu puhul. Ja ma tõesti saan öelda selle aja jooksul, aga mitte ainult selle aja jooksul, kui ma olen Isamaa erakonnas ikka eelnevalt, et meil on Aivariga olnud väga hea koostöö ja ma julgen öelda sellise lause, et me oleme nagu üks meeskond. Ma olen internetis näinud ühte väga tublit mees, kes laulab ja ma olen alati imestanud, et neid häid eestikeelseid laule ja seal on alati üle 3-4 tuhat jälgijat ja ma olen mõelnud, et kes ta on seesugune ja ma arvan, ma ei pane praegu palju mööda, kui ta paistab sealt, see on see Andri. Et tõesti väga lahedat mussi sa teed ja ma kuidagi on väga hinge läinud. Head inimesed, me täna tähistame tähtpäeva, mis kannab endas sügavat tähendust, sügavat uhkust meie riigile ja meie rahvale, meie sinimustvalge lipu 140. aastapäeva. Minu arvates sinimustvalge ei ole mitte ainult meie riigi sümbol, vaid selles peitub palju midagi väga sügavamat. See kannab endas Eesti rahva hinge ja südant. Need värvid on olnud meile teejuhiks päris keerulistel aegadel, olles alati meelde tuletuseks meie vastupidavusest ja ühtsusest. Sinine taevas meie peade kohal, must muld meie jalge all ja, kui võib nii öelda, valge lumepuhtus, lootus, mis sümboliseerib rahva püüdlusi vaimuvalguse poole. Need värvid räägivad meie maa loodusest ja need värvid räägivad meie eestlaste tugevusest. Iga kord, kui heiskame sinimustvalge lipu oma taluõue, oma koju, oma koolimaja ette või Pika Hermanni torni, tuletame meelde meie esivanemate võitlus ja saavutusi ning ammutame jõudu, et seista silmitsi tulevikuga sama kindlameelselt. Riiklike traditsioonide hoidmine on väga oluline. See näitab, et me kanname edasi teadmisi oma riigist ja pühendumusest oma riigi vastu. Need silmad ei jalunule. Need ilusad sinised silmad mul võitsid südame. Ta neiu kaela langeb siis ja kingib suudluse. Silm särab rõõmu piisarais, arm tungib südame. Silm särab rõõmu piisarais, arm tungib südame. Ah silmad, need silmad ei jalunule. Need ilusad sinised silmad mul võitsid südame. Mul aastaid näid, kui Viljandis järvi ikka kohiseb. Halvadi mees veel ikkagi neid silmi igatseb. Halvadi mees veel ikkagi neid silmi igatseb. Ah silmad, need silmad ei jalunule. Need ilusad sinised silmad mul võitsid südame. Ah silmad, need silmad ei jalunule. Need ilusad sinised silmad mul võitsid südame.
ma sõuan tormises vees, siis murdub mu tülpindaer. Ma surun ja jõuan, jõuetu mees, veel kostab mu vaikne naer. Kes loodab head, ei kaota pead. Ma panen täiega, viie käiguga ja vajutan täie raua.